Tere kallid tennisõbrad, 29. jaanuar ja on esmaspäev, loomulikult Matchpalli podcast ei saa jääda ilmumata, kui on selja taga aasta esimene suure slam'i turniir Melbourne'is, Austraalias. Meil on võitjad Jannik Sinner ja Arina Sabalenka, kui rääkida põhikategooriatest ja ega me väga palju muudel teemadel ei jõuagi vast peatuda, äkki kiire Eesti tennise minuti jõuab ka siia saate lõppu. Tutvustame siis saatekülalisi, saatejuht Gunnar Leheste ja Riho Kallus, kaassaatejuht alati kohal. Tervist! Ja oleme palunud endale kolmandaks laua taha tennisekommentaator Mihhail Lehtmetsa. Tere! Mehed, minul on küsimus, et kui te nii palju tennist kommenteerite ja vaatate ja olete selle sees, et kas küllastumist teil ei teki? Te lähete siit otse vist täna jälle kuskile kommenteerima? Ei, kahjuks ei lähe otse kommenteerima, küllastust ei ole veel tekkinud, sest ausalt öeldes viimasel ajal ei ole eriti midagi kommenteerida ka olnud, et oli ju päris pikk paus siin, alates detsembris üldse mitte midagi ei toimunud, jaanuaris mõned väiksemad turniirid ja Grand Slami teatavasti meie Rihoga hea meelega kommenteeriks, aga ülekande õigusi meil ei ole, nii et seda tuli vaadata. Wimbledon vist on veel Go3 alles? Jaa, Wimbledon on ja see on alati ka lahe loomulikult. No minul oli üle-eelmine nädal oli puhkus, Austraalia Openi esimene nädal, ma vaatasin kõik õhtused sessioonid ka ära ja hommikuste sessioonide lõpud. Ütleme, teiseks nädalaks oli suss ikka väljas korralikult. Õnneks tuli muud tööd vahele. No, Grand Slamide ja kogu tennise võlu ja iga spordiala võlu on see, et aina läheb huvitavamaks, et kui hakkaks nii-öelda tagant ette või ees tagapoole minema, siis oleks muidugi tõesti see küllastus kiirelt tulema, aga peab tunnistama ka, et ega ma nüüd selline fänn ei ole, et ma öösel kell 3 endal kella helisema panen ja neid esimese ringi mänge vaatan, aga loomulikult, kui nii-öelda silm sai lahti tehtud ja lapsed kooli saadetud, siis sai ikka Eurospordi peale pandud ja jälgitud nii üht kui teist, eks seal tuli seda küllastuminiseni. No hakkame pihta meeste finaalist, eks see meid kõige rohkem ja ilmselt ka kuulajaid huvitab. Riho on siin öö läbi pidu pannud, seljas on IM Sinner särk, šampuse korgid on ka ära joodud, et olid õnnelik? Jaa, muidugi olin õnnelik ja see lõppfaas kujunes väga põnevaks, et kui oli päris lähedal oli see, et praktiliselt ei olekski sellist korralikku finaali tulnud, siis lõpuks ikkagi kujunes sellest mängust, ma ütleks, et võib-olla üldse kõige huvitavam matš, kuigi Austraalia lahtistel oli sellel aastal ülimalt palju väga tasavägiseid ja väga põnevaid lahinguid, 5 parem, võib-olla vaatate üldse üks läbi aegade kõige rohkem mänge, et praegu kui meenutama hakata, siis alates esimestest ringidest oli siin uskumatuid, fantastilisi lahinguid ja oleks võinud minna ühele poole ja teisele poole, kas või võtame siin matš Aleksander Zverevi ja Danil Medvedeviga, mis tegelikult oli Aleksander Zverevil olemas ja ka Danil Medvedev ise oli ju siin Emil Ruusuvoori vastu 2-0 settidega taga ja siin oli neid mänge veel ja veel, mis praegu võib-olla kohe meelde ei tule. Aga see turniiri muidugi lõppfaas oli kummaline mõneti. Need viimased matšid ikkagi sai nagu algusest lõpuni kõik ära vaadatud ja nii poolfinaal kui ka finaal mõneti natuke sarnased mängud, et Novak Djokovic muidugi välja ei öelnud seda, miks see matš läks nii, nagu ta läks, aga oleks väga huvitav teada, et mõnes mõttes tundus Jannik Sinner esimesed 2 setti väljakul suhteliselt samasugune nagu Novak Djokovic Jannik Sinneri vastu, et natukene näost valge ja ei saanud aru, mis toimub, et ka Novak Djokovic oli ülimalt kogenud, ülimalt palju poolfinaalides ja finaalides mänginud mees, aga võib-olla ka temal teatav mingisugune unehäire võis sisse tulla, teades seda, et ta on viimased 3 korda Sinneriga koos väljakul ju kaotajana lahkunud ja võib-olla seal oli midagi sellist, et riietusruumis midagi juhtus, igal juhul see oli väga naljakas, olid need esimesed 2 setti, ei ole näinud Djokovic'i niimoodi mängimas. Eks see vist kõige suurem müstika üldse on sellel turniiril, mis Djokovic'iga juhtus, et kas turniiri algus mitte ei andnud juba aimu, et kui tal need esimesed mängud läksid 4 setisteks, et midagi on lahti?
Mihhail, mis sa arvad? Ma seda küll ei arvanud, et ega Djokovic tihtipeale nendes esimestes ringides, ega ta nii-öelda kõike välja ei pane endast ja kordagi ikkagi sellist tunnet küll mul ei tekkinud enne Sinneriga mängu, et ta kellelegi kaotada selle võiks, et mõni seti kaotus seal, aga see käib Djokovic'i nii-öelda mängu juurde, et ma seda paanikat ei näinud, aga varem või hiljem, et iga asi hakkab lõpuks otsa saama, et fakt on see, et Djokovic on juba 36-aastane vist ja noh, kaua sa jõuad nende noortega seal joosta, aga endiselt oli ta väga hea ja ma ei oska öelda, mille taha see Sinneriga matš jäi, no Sinneri tempo oli hoopis midagi muud, 2 esimest seti, aga Djokovic ise ka ütles, et vist sellise lause, et elu iga halvema Grand Slami matši mängis ta, noh, raske öelda, võib-olla tal, eks ta ise teab paremini, seda kindlasti on hullemaid matše olnud ja kergemate vastastega, aga seekord läks nii, aga Djokovic'i kindlasti maha kanda on ennatlik. No eilne mäng siis Jannik Sinner kaotas esimesed 2 setti 3-6, 3-6, aga siis pani sisse teise käigu või siis Medvedev võttis just käigu välja, mine võtta kinni, kumb see õigem on, 6-4, 6-4, 6-3, mis need on selle matši võtmesõnad, millega Sinner selle momentumi enda poole pööras? Kui võib, ma ütlen esimesena, minu arust üks rekord, mille tegi Danil Medvedev, sai talle kokkuvõtteks ka saatuslikuks see, et keegi pole kunagi ühelgi Grand Slamil üle 24 tunni väljakul olnud. See saigi talle lõpuks saatuslikult, see esimesed 2 seti sõna otseses mõttes üliagressiivselt mängis, otsis lühemaid punkte, mis ei ole tegelikult üldse Medvedev mäng, kõik tuli välja, aga lõpuks ikkagi see, mina julgen öelda, et Medvedevil lihtsalt see nii-öelda võhm sai otsa ja Sinner esimesed 2 seti sisuliselt ikkagi väljakul, ta ei saanud üldse aru, mis toimub, et noh, Medvedev oli täiesti teisest puust, et lähedal oli see 6-2, 6-1 tegelikult esimesed 2 seti ja küll ühe sellise kohmaka geimi seal Medvedev mängis 5-1 peal, andis oma servi ära, aga ma julgen öelda, loomulikult Sinner hakkas ka paremini mängida, ta sai sellest krambist üle nii-öelda, et midagi et kuskil tagasi teed tal enam ei olnud aga ikkagi Medvedev, ta ei suutnud päris seda ikkagi, mida ta esimesed 2 seti mängis ja selgelt ta ikkagi mulle tundus väsis jälle, võib-olla kuskil kuklas oli see 2021 Nadaliga mäng ka, kus oli ju samamoodi 2-0 ta ees, mingit varianti ka ei näinud, et Nadal võiks seal võita, aga lõpuks Medvedev selle kaotas, et ma arvan, et kogu see kompott kokku, et Sinner kindlasti taset tõstis, aga kui oleks Medvedev suutnud 3. seti ka nii mängida, no ma arvan, et oleks võinud 3 setis lõppeda Medvedev võiduga. Siis... Riho vaidleb mulle vastu kindlasti. Me võime väita, et ka Emil Ruusuvooril oli oma osa selles Sinneri võidus. Ruusuvoori teises ringis madistas Medvedeviga, mis oli 3:30 hommikul välja, 5 seti. Ma ei tea, me oleme Micheliga nii palju Danil Medvedevi mänge kommenteerinud ja näinud, et ta on selles mõttes huvitav kuju, et kui sa näed teinekord väljakult, tundub, et tal hakkab paak tühjaks saama ja ta hakkab väsima ja kohe-kohe on jõud otsas, siis ikka ta leiab kuskilt selle energia, et ta on korralik maratooner tennises, et seda enam see eilne finaal tundus absoluutselt uskumatu, kui sa oled ikkagi esimest korda elus oli Medvedevil finaali vastane mitte Nadal ja mitte Djokovic ja sul on 2 seti all, et sealt nagu välja tõmmata, see muidugi näitab Sinneri sisu ühtepidi ja teistpidi ma olen väga nõus, et tegelikult esimesed, mitte päris 2 seti, aga 1,5 seti oli ikkagi Jannik Sinner näost valge põhimõtteliselt, sest et seal olid sellised momendid, kui oli näha, et Sinner püüab mängu sisse tulla ja Medvedev pani veel kogu aeg ühe sammu vastu, et ta praktiliselt ei leidnud mitte mingisugust relva Danil Medvedevi vastu, aga mis mulle hirmsasti meeldis muidugi oli see, et vaatamata sellele, mis toimus, ta ikkagi suutis ennast mobiliseerida ja üha rohkem ikkagi ise hakata ka agressiivsemalt mängima, sest et näha oli, see mänguplaan Jannik Sinneri vastu oli lihtne, sealt tagakäe poolt tahetakse töödelda nii palju kui võimalik, Jannik Sinneril ei ole kõige parem, sest laiss
risk, kui peab hakkama sealt päästma, need pallid lähevad lühikeseks ja selle pealt Danil Medvedev ehitas pallis suurepäraselt, vastupidiselt Jannik Sinnerile, kes tegelikult kogu turniiri üllatas väga selle poolest, et Jannik Sinneri pallingust on palju räägitud, et see võiks parem olla ja see Austraalia lahtised kahtlemata oli parem. No kas või see Djokovic'i vastu fakt, et mitte ühtegi murdepalli, Djokovic'il pole kunagi sellist mängu olnudki karjääri jooksul, kus ta ei saa ühtegi murdepalli. Kuigi jah, see mäng oli ta nagu oli, aga Jannik Sinner kindlasti kogu turniiri vältel pallis ülihästi, välja arvatud siis finaali algus. Aga vaatamata sellele, et ta ikkagi tegelikult matši lõpuks suutis oma mängu üles leida ja isegi ka võib-olla need momendid, mis mulle meeldis, kui oli servimine matšivõidule, et Jannik Sinner teadis ja mida me oleme nii palju näinud, eriti noorte mängijate puhul, et nad jõuavad sinna kohta, kus on vaja matš välja servida ja siis hakatakse hoidma ja siis kaotatakse see oma palling ja kaotatakse matš. Et Sinner teadis seda väga hästi taktikaliselt, ütles, et ta läheb, on agressiivne, ta läheb ise püüdma, lõpetas ära löögiga selle matši ja see oli väga muljetavaldav. Jah, väike tähelepanek veel, et need esimesed 2 seti tegelikult terve mäng, et sa panid ka kindlasti Riho täna, et kus kohast Medvedev tõrjus, et Medvedev ju tavaliselt tõrjub 5-6 meetrit tagajoonest, aga nüüd sisuliselt oli tagajoonelda ja see oli kindlasti Sinneri jaoks üllatus, et ma usun, et siin Kahiliga oli plaan paika pandud, et tihti ka võrku minna, et väljakust välja esimesse kasti serv võrku järgi, aga seda võimalust ei tekkinud Sinneril ja see võib-olla noorel mehel lõi nii-öelda verest välja ja tekkis nii-öelda nõutu olek, et mis ma tegema pean nüüd. Kuulge, Darren Cahill, Sinneri treener, väidab, et pall teeb hoopis teistsugust häält Sinneri reketi pealt tulles kui teistel. Seletage lahti. Lööb ta lihtsalt nii kõvasti või? No esiteks ta lööb väga kõvasti ja teiseks ta lööb väga puhtalt, et seal on nagu 2 asja. Ma olen nõus ja seda tihtipeale kuuled ka ja kui sa tennist rohkem vaatavad ja jälgivad, sa kuuled ju, kui sa paned silmad kinni ja kuuled, kuidas mängivad, sa kuuled, kui üks mees tabab puhtalt ja teine mees tabab puhtalt, et see on väga ilusti kuulda. Et selles mõttes ma olen nõus, jah, Sinner tagajoonelt tegelikult on ta ikkagi täna võib-olla, ütleme, kui võtta nüüd mõlemad faktorid, et ühtepidi terav mängija, Andrei Rublev lööb veel teravamini kui Jannik Sinner, aga lisaks sinna juurde ka variatsioonid ja täpsus, see on Sinneril, see kombinatsioon on Sinneril väga-väga hea. Ja seda üllatavam muidugi olid esimesed 2 seti, kui ma mäletan, et näidati vahepeal seda eeske löögikiirust, et Medvedevil oli see vist pea 20 kilomeetrit tugevam kui Sinneril esimese 2 seti järgi, et see oli selline uskumatu vahe, et Sinner oli ilmselgelt krambis, et ta kogu aeg nii-öelda mänguplaan oli ilmselt see, et ta peab kogu aeg ründama Medvedevit nii-öelda kuhugi selle punkti üles ehitama, aga esimesed 2 seti kukkusid teistpidi välja, et ta pidi sisuliselt Medvedevi asemel olema. Ma tahtsin veel lisada eile, meil siin ikkagi alati, kui matša vaatad, siis vahepeal kõne Eesti Davis Cupi kaptenile Harri Nepile ja siis vahepeal kõne Toomas Leiusele ja küsid, kes mida arvab ja kes mida vaatab ja siis just Harri Nepiga rääkisime, Harri Nepi ütles väga õigesti, et Sinner tegelikult matši alguses valis natuke vale taktika, mängis väga palju kogu aeg Danil Medvedevile tagage alla ja kui mängis eestke alla, siis mängis suht topsiga ja see pall ei tegelikult Medvedevile pigem niimoodi et ta sai sealt ise rünnata, et alguses oli see taktika oli ka võib-olla mitte kõige õigem. Et ta oli natuke nõutu, aga jällegi, see mulle tema puhul äärmiselt meeldib, ta on kohalemisvõimeline, ta on tark ja tegelikult Danil Medvedev on täpselt samasugune, et kõik räägivad, näed, tõrjud kaugelt, ja nüüd ei tõrju kaugelt, et nad on mõlemad ülimalt intelligentsed ja ülimalt arenemisvõimelised mängijad, et äärmiselt huvitav on kuulata kõike neid analüüse, neid intervjuusid ja sa näed, kuidas mängija läheb edasi, mis on 6 kuuga teinud Jannik Sinner ja mis ta järgmise 6 kuuga teeb, ta on arenemisvõimeline. Kahtlemata 22 aastane, aga mis ma panin Medvedevi, nagu sa ütlesid, me oleme väga palju kommenteerinud ja olemegi väga palju,
ma pole ennem nagu nii tähele pannud, et ta kogu aeg, kõik pallid, mis vähegi võimalik oli, ta proovis tagage poole joosta ümber, mis on meeste tennises ikkagi väga harukordne, et kõik ikkagi otsivad seda eeskätt, aga Medvedev nagu võimalus oli, nii ta kogu aeg kas või keha pealt, aga ikka tagantkäega. No vot, sealt ta ongi nii veatu, sellepärast Harri Nepi ütleski, et see tagakäele liiga palju mängimine ei olnud nagu taktikalist õige matši alguses. Jah, aga kogu aeg mängiti seda tagakäe krossi, kuna Sinner oli nii ebakindel ja krambis, siis ta ei julgenud sinna eriti seda tagakäe joont lüüa, mis on tennisest teatavasti kõige raskem element ja eks sealt ta proovis nii-öelda kuidagi enda mängukindlust leida selle tagantkäe krossidega ja lõppkokkuvõttes lõpp hea kõik hea Sinneri jaoks. No Medvedevi pressikonverentsilt jäi veel kõrva see, et ta tunnistas, et ta oli ise esimeses ringis väga lähedal krambitamisele. Kui ta vastane Terence Atmane, prantslane, 4. setis krambitama hakkas, siis 5 minutit varem oli, või kuidas ta rääkis, et 5 minutit hiljem oleks tema krambitama hakanud, et ta tegelikult tänas Jumalat, et vastane ennem alla andis kui tema. On sellel tõe põhjal? Jaa, ma nägin seda intervjuud ja see oli kohe turniiri alguses, et ta ütleski, et ta lihtsalt nägi, mis teisel pool võrku toimub ja tänu sellele ta mõtles, et ma proovin veel, ma üritan veel, et ta oli väga-väga lähedal, et jah, see oli turniiri alguses, siin oli turniiri alguses esimeses ringis nagu nii palju selliseid mänge, mis oleks võinud ühele poole või teisele poole minna. Mul on väga kahju muidugi Cherry Shang või Yuan Shen Shang, nagu ta originaalnimi on, 18-aastane, kes mängis Carlos Alcaraziga. Tuli vigastus ja reielihase vigastus seal Andrei Rubljoviga Hongkongi poolfinaalis ja see vigastus oli tal kahjuks all ja seal ei läinudki mänguks, seal ta loobus 3. setis, et see nimi ja see mees kindlasti jätke meelde, et see hakkab siin suuri tegusid tegema veel sellel aastal. Aga mis teie arvate nendest öistest mängudeks ikkagi, et võime ju panna näpu peale, et sinna Medvedevi enamus kehamahlasid läksidki, et pidi mitu päeva järjest lõpetama päris vara hommikul. No jah, eks see kõik on ju nii-öelda raha räägib show sellest ja kõik on see show, aga pealtvaatajatel mõnes suhtes kindlasti mugav. Rihoga just siin ennem rääkisime, et Austraalia lahtised on selline huvitav turniir, et kui sa öösel kell 2 võib-olla tõused üles ja teed tualettpausi või kell 3, et lähed teleka käima, hakkad vaatama. Kell 8 pead tööle minema, vaatad enne tööd natuke, kell 5 tuled töölt ja saad ikka edasi vaadata seda Austraalia lahtise, aga eks ta mängijate suhtes on muidugi ebaõiglane ja nurinat, Medvedevi nurised, ega ta ei olegi eriti nurise vend, ta on ikkagi selline nõukogude kooli vend ja pakutakse, mis pakutakse, et tuleb vastu võtta, aga eks ta mõnes suhtes jah, selline ikka väga-väga keeruline on, nagu Medvedev ise ütles vist peale Ruusuvoori mängu, mis ta sai kell 7 hommikul sõida magama, see on sisuliselt, ta peab uuesti aklimatiseeruma, et see kõik on kurnav, aga jah, et see Austraalia lahtistel see aasta nüüd ju oli see jutt, et enne või peale kella 11 nende peaväljaku mängudega ei hakatud, aga kuidagi see jälle nii läks, aga loodame, et see ka muutub ja ma usun, et väiksematel turniiridel nüüd ikkagi need päris öised maratonid jäävad ära, et siin Pariisi Mastersil ka me Rihoga, mida kommenteerisime, et matšid algasid kell 12 päeval ja pandi siis peaväljakule 6 või 7 matši, et see on natuke liig. Aga veel järeldusi meeste turniirist, mis me saame teha, kes meile pettumuse valmistus? Kas ma võin ka sellele küsimusele vastata, mis sa küsisid? Ma tahtsin siia lisada seda lihtsalt, et eile käis siin läbi tseremoonia ajal räägiti sellest, et ületati igasugused rekordid. 1 miljon inimest tuli väravast sisse sellel aastal Austraalia lahtistel. 2 miljardit televaatajat. Ja võt see 2 miljardit televaatajat, see number on tegelikult see, kus on see koer maetud. Millal viimati võitis väljaspool Euroopat Grand Slami mees, nimetage mulle, kes oli viimane? Martin Del Potro. No täpselt, eks ju, ja see on juba 2009 vist. Täpselt, nii et see näitab seda, kuivõrd Euroopa keskne on tennis ikkagi, kui Euroopa on ikkagi absoluutselt A ja O ja seal on ikkagi küsimus eetriaegades, mis kell on Euroopas, et Euroopas oleks võimalik ka vaadata neid mänge. Mina mäletan, ma seda Del Potro matši vaatasin Brasiiliast.
no vot, me ei olnud Brasiilias siis, aga lihtsalt, et väga palju arvestatakse sellega nende Euroopa kellaaegadega. See on kindlasti üks küsimus ja mis puudutab Daniil Medvedevi väljakul veedetud tunde, no muidugi see on jabur, 4 tööpäeva tegelikult mängid tennist. et noh, see, kas sa mängid õhtul või päeval, see ei muuda neid väljaku tunde, et ta oleks päeval samamoodi, sama pikalt võib-olla mänginud, siis oleks veel palavam olnud võib-olla veel hullem. Aga jah, et see on väga raske otsus turniiri korraldajatel midagi seal kardinaalselt muuta. Noh, ainukene variant jah, et see natukene seda õhtusessiooni varasemaks tõsta, aga ei, see peakorraldaja, mis ta oli, Taili nimeline, Greg Taili, jah. Ütles, et üks lisapäev oleks ka variant. No üks lisapäev neil juba ju, ongi 15 päeva, see aasta hakkaski pühapäeval pihta esimest korda. Aga hakkas laupäeval? No see aasta hakkaski jah, pühapäeval juba pihta. Et jah, laupäeval oleks ju täitsa loogiline ja siis saaks... Hakata oma kvaliga juba esmaspäeval... No selles mõttes on sul õigus, et mitte ükski põhitabeli mängija ei mängi kuskil. Sellel nädalal mängitakse ette kvalifikatsiooni ja põhitabeli mehed ei ole kuskil laupäeval mängimas enam. Et jah, see on võimalus ja variant. Aga mis me ütleme selliste meeste kohta nagu Tsitsipas, Rune, Alcaraz, kes tahaksid ka oma esimest, või Alcarazil juba on, aga teised tahaksid ka oma esimest lämmi lõpuks kätte saada? Mina vaatasin seda Alcarazi mängu ja nagu siin meie vana kolleeg Toomas Leius on niimoodi pool naljatamise öeldud, et natuke nagu kirves on Alcaraz, siis mina vaatasin seda Alcarazi mängu ja see küll kaotas ta siis, kellel ta nüüd siis kaotas Zverevile, ja no kui palju palle lõi Alcaraz võrku, poolde võrku, mul on selline tunne, et Alcaraz kõige suurem mure on see, et ta ei saa täpselt aru, kus kohas see väljak on, ta ei oska ennast seal, kui ta on 4 meetrit tagajoones, siis tihtipeale need pallid lähevad poolde võrku, et ta ei suuda nagu seda väljakut näha enda jaoks ja kindlasti pettumuse, aga ma ei uskunud, et Alcaraz üldse selle turniiri võita võib, Tsitsipasest loomulikult tema jaoks pettumus, eelmine aasta finalist. Tundub, et Badosaga on need mesinädalad või kuud juba väga-väga pikaks läinud. Ei midagi erinist, Rune, suured lootused olid, kui Becker tuli. Kohati näitas väga head mängu juba aasta lõputurniiril. Nüüd jälle selline kaotus. Ma ei näinud seda mängu, võib-olla Riho nägi seda mängu, kellele Rune kaotas seal, tühja sellest. Rune kaotas meil siuke prantslane nagu Kasauks. No see mängumees muidugi on ülimalt hea ja jälle üks selline nimi, mida nagu enne seda Grand Slami ma arvan paljud tennisõbrad üldse ei teadnud. Wildcard. Ja nüüd ta äkki kuskilt tuli ja mängis nagu ikka fantastilise turniiri, aga jah, need 3 nime, võib-olla seal on ikkagi nagu üks asi, mis ma tahaks öelda, on ikkagi need taustajõud ja seal mingid teatavat sorti asjad, mis tunduvad kogu aeg lauale tulevad, ma mõtlen Stefanos Tsitsipase ja ka Holger Rune puhul, et Tsitsipase puhul me oleme näinud seda, et on isa ja siis tuuakse Mark Philippussis ja siis viiakse Philippussis ära ja siis tuuakse ema ja siis ema istub isa kõrvale ja siis ema ei istu enam isa kõrval ja seal on nagu kuidagi nagu õudselt palju sellist taustal tõmblemist, et midagi seal nagu, kuidagi see pill nagu ei ole ääles, et kui me vaatame siin, ma ei tea, kas või siin samas Janniki või sellised... Jannik olis kodust 14-aastasena minema, nagu ta ütles. Ja Jannika käest küsiti ka, kus ema isa ka siia tulevad, ütles, et ema isa on kodus ja jäävad koju ja kõik on hästi ja vaatavad mängu, et mulle nagu see meeldib, et seal on nagu teatav selline nagu loogika ja asi on paigas, et Jannik või selle Holger Rune puhul sama lugu, me teame, tegelikult on seal tiimijuht Anneke Rune, eks ju, võt nüüd, kuidas seal nüüd Becker ja Anneke ja kuidas see asi nagu päriselt... Soovitan vaadata Netflixi seda tennissarja, seal on Runest ja Annekesest väga lahe. Aga võt see on, need on nagu kõige suuremad küsimärgid, et nii Tsitsipase kui Rune puhul, et minust need asjad peaksid korda saama ja olema mustvalgelt paigas, kes vastutab, kes on tiimijuht, et kui Rune tiimijuht on ikkagi tema ema ja ta on ka seal võib-olla
ma ei oska öelda, missuguse protsendiga treener, mis iganes, siis on nagu keeruline, see on alati lihtne öelda, need samad lapsevanemad toovad need mängijad sinna tippu kunagi, on toonud, eks ju, aga mingi hetk võib-olla on see koht, kus tuleb teha see otsus, et muidugi tennises on ka teisi näiteid ja on olemas väga häid treenereid, kes ongi oma mängijatega jõudnud maailma tippu, aga siis nad on treenerid olnud, et siis nad ongi endised tippmängijad või tipptreenerid või vot seal ma näen, et mõlemal, nii Runel kui Tsitsipasel on see keeruline. Jah, eks mõnele need vanemad seal tribüünil mõjuvad nii, nagu nad mõjuvad, mõnele vastupidi, et Nadalil on ju terve suguvõsa alati olnud tribüünidel ja samamoodi ka ju suurel Roger Federeril tihti ema-isa kohal olnud, et ei ole nende jaoks see mingi probleem olnud, aga ju nad oskavad siis tõepoolest nii olla, et nad ei sekku kogu sellesse nii-öelda ansamblisse. Ja mis mulle, ma arvan, et Riho ja kõik on minuga nõus, et küll mul on kahju, et sellest Andrei Rubljovist, et 10. kord vist veerandfinaalis pidama jääda, et see hakkab nii ajudele ja ta on selline väga koloriitne kuju tegelikult, et samas selline väga heasüdamlik, endale ühtegi viga andeks ei anda ja mul oli tõsiselt ka peaaegu et pisar silmas, kui ta jälle pidi siit Austraalia lahtistest veerandfinaalist lahkuma, et tahaks loota, et selle mehe tund ka kunagi tuleb vähemalt, et ta poolfinaali välja jõuab kuskil. Nojah, vaata, aga seal on võib-olla küsimus selles, et ega see tund niisama ei tule. Et kõik teavad ja kõik räägivad sellest, kuidas Andrei Rubljovi löögid on tuuril kõige kõvemad ja nii eeskäega kui tagakäega, aga kas sellega Grand Slami võidab? Et see on nüüd küsimus. Tegelikult minule tundub igal juhul, et Andrei Rubljov on nagu ka edasi läinud ja me näeme teda slice'i löömas vahepeal, me näeme teda vollet mängimas, me näeme ka, tema mäng on ka muutunud, ta peab veel muutuma variatsiooni rohkemaks ja mitmekülgsemaks selleks, et võita Grand Slami. Et ainult lihtsalt kõvasti läbi lüüa kõigist mängijatest on keeruline ja seda me nägime ka ju Jannik Sinneri mängus, et sa võib-olla ühtepidi sa rügad ja lööd meeletult kiiresti, aga võtad ise endale aja ära hoopis väljakul. Täpselt nii, mida kõvemini lööd, seda kiiremini pall tagasi ka üldjuhul tuleb. No täpselt, jah. Sinuni. Aga räägime naiste turniirist ka. Arina Sabalenka võitis siis 6-3, 6-2 hiinlannad Qin Wensheng'i. No ega seal väga mänguks ei läinud, vast naiste tegelik finaal oli ikka Sabalenka ja Kaufi matš. No täpselt nii, et Sabalenka on ikkagi aastast aastasse, et kui rääksime siin just kõvast lööjast Rubljovis, siis Sabalenka on ju naistest täiesti teine tase, aga tema on nüüd leidnud ikkagi selle, et ta nii-öelda ei ole enda muutnud selles suhtes, et ta hakkaks nagu nõrgemil lööma, aga neid vigu tuleb ikkagi oluliselt vähem tal ja neid topeltvead, mis me siin paar aastat nägime, 10-15 tükki mängus vahest sinna 20 alla, et need on ju ka sisuliselt ära kadunud ja kui see matši alguses tuleb? Jah. Ja no väga keeruline on kõikidel naistel mängida Sabalenka vastu, kui sa pead näiteks teist servi lööma, sest naistel ei ole ju keegi ei löö sellist teist servi, et sisuliselt iga teine serv sa jääd kohe surve alla, et üliharva see Sabalenka eksib, ta alati lööb seda pea täiesti jõust seda tõrjet. Üli keeruline kõigil ja üldse ma naistest peaks rääkima, et naistel on ka päris huvitav ajajärg tekkinud, et tegelikult on hakkasin mõtlema, kui siia sõitsin, et naistel on selline ajajärg umbes nagu meestel siin 7-8 aastat tagasi, et on 3 väga kõvat meest, nii-öelda olid Federer, Nadal, Djokovic ja 4. siis Marri, kes noppis ka siin mõned Grand Slamid ja olümpiakullad ja mida iganes, et naistel on enam sama olukord tekkinud, et on Swiatek, Sabalenka, Kauf ja Rõbakina siis ka seal nii-öelda kannul. Et väga suur üllatus nagu naistest, kui nii-öelda need 4 ei jagaks enda vahel siin ära need ülejäänud 3 Grand Slami see aasta ja mine tea, mis siin järgmine aasta toimub, aga need 4 on jah selgelt eest ära läinud, aga Sabalenkal jah, see Austraalia sobib, see on kiire väljak ja tunneb ennast sealt mugavalt teine aasta järjest ja ülikindlalt ikkagi. Kaufiga oli natuke pusimist, aga võitjas kahtlust ikkagi ei olnud. Tahaks küsida, kus oli Iga Swiatek, aga vastus on 3. ringis ja sinna taga jäi Linda Noskova Tšehhitaril ta 3 setis kaotas. Miks Swiatekil nihu läks?
oskab keegi vastata? Riho oskab. No ei oskagi öelda, kas ta nüüd nii nihu läks, et ausalt öeldes turniiri alguses, kui me siin rääkisime võimalikest favoriitidest ja kes kuhu võiks jõuda, loomulikult Swiatek, kui niimoodi paberil vaadata, ta võiks ikkagi olla kaugemal veerandfinaalis, poolfinaalis, aga ausalt öeldes mina ei uskunud tema turniirivõitu. Ja seda, et ma oleks sinna ikka ettepoole pannud kindlasti nii Cory Gaufi kui Sabalenkaga enne turniiri. Aga et Noskova otsa langes, see oli võib-olla natukene üllatav. Muidugi naiste turniiril jällegi, vaadates, kes olid seal 4. ringis ja veerandfinaalis, seal oli neid üllatusi veel ja veel. Ja mis puudutab Arina Sabalenka ja Coco Gaufi poolfinaal kohtumist, mida mina ise pidasin ka, et see tõenäoliselt saab olema finaali vääriline matš, siis üks huvitav fakt on see, et Qin Wen Shengi jõudmine finaali võib-olla ei olegi nii juhuslik ja jälle näide sellest, kuivõrd olulised on taustajõud. Sest selline mees nagu Pere Riba, kes viis Cory Gaufi sinna, kus ta viis, lõpetas ju koostöö Cory Gaufiga, ma ei tea täpselt, mis põhjustel, võib-olla üks põhjus oligi see, et tuli lihtsalt Brad Gilbert, siis tema on ju see mees, kes nüüd viis Qin Wen Sheni finaali, nii et võib-olla Cory Gaufi isegi nii-öelda kahetseb oma seda otsust, et see nii läks, et igal juhul tundub, et see mees on väga hea treener ja teab, mida mängijatega teha. Ja varem oli Qin Wen Shen jõudnud siis US Openi eelmise aastal veerandfinaali. Aga veerandfinaal näitab ära, kes meil on naistest tenniseriigid. Need on Ameerika, Valgevene, Venemaa, kogu see idablokk ja Ukraina. No Tšehhi ka ikka. Ja Tšehhi ka. Ukrainlased tõstavad ikkagi tugevalt pealt praegu. Võt selle idablokk, ütleme siis nii. Aga mis vahe on idablokil ja lääneblokil? Eks me ju teame, kust me ise oleme tulnud ja milline kord oli vanasti ja kuidas on nagu praegu ühiskonnas ikkagi seal on mis on nagu, eks me ühtepidi kõik kirume seda, aga mis on nagu natuke võib-olla teistmoodi, on ikkagi see treeneri ja õpilase vaheline suhe ja see, kuidas pannakse asjad paika, nii on, nii teeme, töötame, et kõik ei ole selline suur mull ja mõnus ja lahe. Ma ikkagi usun selles mõttes, et see on üks põhiline faktor, miks tulevad need head mängijad kõik sellest. Mirra Andreevad ja sellised. No täpselt, et kui me vaatame seda, mismoodi seal tööd tehakse, kui treener on treener, siis treener on ikka treener. Mitte nii, et lapsevanem ütleb treenerile, et kuule, aga nüüd tee nii ja nüüd tee naa. Ja kui mulle see ei sobi, siis kirjutame kaebuse ja võtame uue treeneri. Et seal on natuke, ma arvan, et see on see nii-öelda just see treenerite ja ütleme see kool, kuidas öelda siukene nii-öelda vana kool natukene võib-olla, kuidas seda kirjeldada. Et mida on näha ka tegelikult täna meil enda tennises siin väga palju ja sellist, kuidas öelda, liigset poputamist ja laste poputamist ja aitamist hästi palju, aga sa ei lase neil eksida, sa ei anna neile võimalustki eksida, sa ei lase neil teha oma vigu, sa ei lase neil võib-olla mingitel hetkedel ongi raske ja las ta tuleb ise oma raskustest välja ja rabeleb ja pingutab, et võt sellist eluviisi enam nagu ei ole väga. No alati peale esimest slämmi küsitakse, et kas võitjad on võimelised tegema nii-öelda suurt slämmi, ehk siis ühel kalendriaastal kõik 4 slämmi. Hakkame pihta, kas Sinner on võimeline võitma French Openi, Wimbledoni ja US Openi? Kui võib, ma vastan, et kindlasti on võimeline, aga julgen laiemat sorti mürki võtta, et seda ei juhtu. Aga eriti keeruline on tema jaoks muidugi kindlasti liiva peal, Roland Garros ja ma räägin veel kord, võimeline on väga paljud on võimelised, Djokovic on ka võimelised järgmised 3 võitma, vaevalt. Aga miks tal liiva raske on? Itaalia on ju täis liivaväljakuid. No ta ei ole päris, minu teada ta ikkagi kõige paremad tulemused ikkagi on kõvakattega väljakul ja ma arvan, et tal läheb raskeks. Esiteks Nadal tuleb tagasi, kes tundus, et on päris hea vormis.
Djokovic on liiva peal ja mina ei julge Sinnerit pakkuda Prantsusmaa lahtiste võitjaks, võib-olla Riho suure fännina arvab, et see võib juhtuda, aga loomulikult see võib juhtuda, aga mina pakun pigem mitte. Riho. Jah, näed, Nicola Pietrangeli ja Adriana Panatta on ju ainukesed meestest Grand Slami võitjad Itaaliast, kes mõlemad on võitnud siis 50-ndatel, 60-ndatel ja 70-ndatel Roland Garrose turniiri just liiva peal, just täpselt see, mis sa räägid, et tegelikult itaallaste taust on liiv ja Rooma turniir ja see kõik, et selles mõttes ma olen sinuga nõus, et Sinneri võib-olla jah, nagu lemmikate või ikkagi on kõvakatte, aga üleüldse tänasel päeval esiteks on see tennis niikuinii 80% kõvakatte peal ja ütleme nii, et hakkab üha rohkem ära kaduma see, et keegi on murumängija, keegi on hardimängija, keegi on liivamängija, et me näeme, et need muutused on päris kardinaalsed ja võib-olla väga vähe räägitakse sellest, kuivõrd erinevad on tegelikult need kõvad katted ise. Et võib-olla see kõvakatte teinekord võib veel rohkem erineda turniirilt turniirile, on ka väga erinevad ja mängijatel ei ole küsimus ainult katetes, siis on katted, siis on millises kõrguses sa mängid, siis on küsimus, milliste pallidega sa mängid, et seal on nii palju muid nüansse ka veel, mis tulevad juurde, et seal ei ole ainult see väljakukatte, aga me oleme võib-olla jah, kuidagi selle harjunud ja võrdleme ja räägime kogu aeg Nadali, Federeri ja Djokovic'i saavutust, et ootame, millal järgmine selline mees tuleb, kes selliseid asju tegema hakkab. Jah, ma usun ka, et Sinner on kõigeks selleks võimeline. Minul isiklikult on väga hea meel, et ta esimest korda suutis mängida Grand Slami, kus mängitakse 5 parem lõpuni, ilma et ta vigastaks ennast, sest tegelikult oli moment Andrei Rubljovi vastu, kui ta oma kõhulihast seal kinni hoidis ja ma mõtlesin, et jah, et nüüd on see koht, et me oleme nii palju näinud, et mängib väga hästi, väga-väga hästi ja siis tuleb mingi vigastus. Tal on nii eelmine aasta kui üle-eelmine aasta, kogu aeg olid mingid sellised teemad tal, et ta püsis terve ja muidugi teda päästis see, et ta ikkagi niivõrd lihtsalt võib öelda, jõudis poolfinaali, kõik matšid võitis ju 3 parem, ilma ühtegi setti kaotamata, pallis suurepäraselt, tal ei olnud ühtegi füüsiliselt väga pikka ja rasket mängu, et ta sai oma energia siia poolfinaali ja finaali suunata. Aga ma tahaks öelda, et ei tasu ära unustada väga-väga näljast ja ülimalt heas vormis olevat Aleksander Zverevit. Et Aleksander Zverev mängib praegu ülimalt head tennist ja loomulikult tema on see mees, kes kindlasti ihkab ka ikkagi Grand Slami tiitlit ja ma usun, et ta ei ole sellest nagu kaugel, aga samas vaadates, mis teised mehed teevad, see ei ole üldse lihtne, see on päris keeruline, nii et minust nagu praegu ongi võib-olla top 10, kes on kergelt ikkagi tõusuteel, on Sinner, on ka Rubljov tegelikult ja Zverev, et kes on sellist väga head tennist nüüd just viimastel kuudel näidanud. Aga Sabalenka võidab järgmised 3? Ei võida. Võtta naiste tennises ei, ma kuidagi nagu ei usu seda. Ma arvan, et Swiatek teeb oma töö ära siin ikkagi liiva peal. Millegipärast ma pigem arvan, et Prantsusmaa lahtistel me kuuleme jälle Swiatekist. Ja muru peal võib-olla Rõbakina olla see, kes Wimbledonis triumfeerib, aga seda loomulikult keegi ette ei tea, aga pigem pakun, et Sabalenka ka oma 4 ei saa. Aga mina olen väga Coco Gaufi usku ja Coco Gauf on täpselt samamoodi võib-olla nagu ka Sinner, ta on väga kiiresti arenemas ja ta mäng on väga palju muutunud, et poole aastaga võib siin kõva arenguhüpe tõusta, et mina arvan, et see tüdruk varem või hiljem maailma esireketiks tõuseb. Ja see aasta ei tasu ära unustada, et see aasta on võimalik ka teha ju kuldne slam, et see aasta on ka olümpia. Jaa. Aga teeme siia lõppu ühe Eesti tenniseringi ka, mis meil Eesti tennises praegu toimub. Rõõmustav on vast see, et Kristjan Tamm on tagasi. Vahepeal jaanuaris isegi 3 turniiri pidanud ja 1 matšiga võitnud. No rõõmustav on see, et on Kristjan Tamm tagasi kindlasti jah. Mitte rõõmus on see, et me ei saa endiselt ju mingisuguseid turniire, suurt üritusi korraldada Eestis, kuna see olukord on selline, nagu ta on. Meie
Davis Cupi koondis peaks mängima Iraaniga, seal on veel ebaselged vist asjaolud, Iraanis me tõenäoliselt ei mängi, aga et kus ja millal või tähendab seda veel pole nagu välja õigatud, see peaks varsti juba mõne nädala pärast. Jah, mõne nädala pärast juba toimuma ja kui paberi peal vaadata, siis see teekond maailma teise liigasse peaks olema ikkagi olema Eestile. Et seal on minu teada esireket oli kas 800-900 midagi ATP ja seal teised mehed ei ole isegi 1000 vist. Et eeldusel, et meil ikkagi, ma ei tea, Lajal, Klinka Tamm, Ojakäär, Mölder, kes meil seal on, mängivad, siis peaks olema ikkagi Eestil väga head võimalused jõuda siis sügisel maailmaliiga teise gruppi. Ja me ei ole ju maailmaliiga teises grupis ikkagi suuri tegusid veel teinud, et meil on head poisid olemas ja nüüd oleks see aeg, et võiks nagu näidata midagi. Räägi, kas sugudevaheline matš tuleb? Tuleb. Sugudevaheline matš tuleb ja sugudevaheline matš tuleb 9. märtsil Kuressaares, siis 12-kordne Eesti meister Andrei Luškin võtab meie noortennisisti Saaremaa noortennisisti Grete Kulliga mõõtu. Eks see on heategevusyritus noore tennisisti abistamiseks. Saaremaal toimuv NOM-festival on siis sellise toreda algatuse üles kutsunud ja see teevad siis sellel aastal heateo noore tennisisti jaoks. Nii et see on huvitav, neid sugudevahelisi matše on peetud, muidugi Ameerikas, sellest, kes on näinud seda filmi Battle of Sexis, siis seal oli ka niimoodi, et see, mis selle meesterahva nimi oli, mul tuleb praegu meelde, aga ta oli ka 50 pluss vanuses. Andrei Luškin on ka nüüd üle 50 aasta vana, et ja ma just rääkisin siin, näiteks mängisin siin nädalavahetusel ise Pallas Openit Gert Kilumetsaga, kelle ülikooli-kaaslane üks Iisraeli poiss on umbes samal tasemel nagu Gert mängis ka kunagi, Gert oli ka kunagi ATP punkt ja tema töötab siis parema käena John McEnroe akadeemias New Yorgis ja ütles, et mängis Johnny Maciga ja ikka sai 6-1 setina. Nii et ega see need head mängumehed, kui nad on head vormis, suudavad mängida sellises vanuses väga-väga head tennist. Aga selge, ootame siis uudiseid Davis Cupi lainel ja jälgime meie Eesti mängijate tulemusi ITF-i karusselis ja Mark Lajal ATP Challengeril. Riho tahab midagi lisada? Jaa, ma tahan lisada siia lõppu suure uudise ju Winter Cupilt. Et sa küsisid Eesti tennise kohta. Meie noored, Winter Cup toimus siis Eestis Karulaugu spordikeskuses Viimsis ja meie U12 tüdrukud siis võitsid Winter Cupis finaalis Horvaatiat ja jõudsid siis finaalturniirile, nii et Winter Cup on nii nagu Davis Cup ja Billie Jean Cup täiskasvanutel, Winter Cup on siis nagu noortel, nii et seal olid siis sellised mängijad, meie treener Rain Suurtali juhatusel nagu Elisabetta Anikina ja Vera Marozova, kes siis selle tiimiga sealt selle võidu välja võtsid. Väga tublid. Millal finaalturniir on? Hea küsimus, ma jään praegu vastuse võlgu, aga vaatame, kas ma siit leian nii kiiresti kohe. Ei oska öelda praegu. Okei, jääme selle võlgu ja otsime välja. Veebruaris oleme tagasi Rihoga ja meil on üks põnev külaline ka juba peaaegu kokkulepet sõlmitud. Tuleb selline natuke teissugusel teemal, et päris võib-olla võistlusspordist ei räägi, aga või rohkem spordi taha jäävast poolest. Selline põnev vihje siis praegu siia eetrisse jääbki. Aitäh, Riho ja Mihhail tulemast! Aitäh! Aitäh kuulamast ja kohtumiseni!